tere, ilusat reede hommikust, kuidas teile meeldis see laul? minule meeldis seekord väga, nii mõnusad lahedad sõnad, et plaani ennast vabaks. Marin, kas sa aitad meil plaanida ennast vabaks täna? no teeme algust, et ma usun, et alguse paneme käima, et siis saab edasi vaadata igaüks. anname hoo sisse, ühesõnaga. mm. -hmm. väga lahe, igal juhul väga vajalik teema, raha teema jälle meil siin veebikoolis plaanis, et kui sul on küsimusi, siis kirjuta kommentaari, ma pärast, ma saan aru, et Marin, sul on plaan nii, et sa teed enne esitluse ja siis pärast me saame küsimused-vastused, eks ju. et ja siis jälgin kõiki küsimusi hoolega. aga ma arvan, et hakkamegi minema ja siis vaatame, kuhu me välja jõuame siin. nii, alustame, et tere siis, mina olen Marin Väljakivi, olen pensionitarkuse nõunik Sotsiaalministeeriumis ja nii, okei, nüüd ei lähe slaid edasi kohe. olen hästi lühidalt siis minust ka kiirelt, nagu ütlesin, pensionitarkuse nõunik Sotsiaalministeerium ja tahtsin seda mainida, et meid saabki kutsuda ka pikemalt koolitama, et täna paneme siin hoo sisse, on ju, siis teil tekib soov rohkem teada ja siis saate kutsuda tasuta koolitama, meil on väike tiim ja saab alati ka kirjutada, et täna saate küsida, aga kui pärast tekib küsimusi, siis lihtsalt meili teel näiteks küsida. ja ma tahtsin täna tuua välja selle, et kuna ma olen pensionitarkuse nõunik, siis see nutikas plaan loomulikult tähendab sambaid, on ju, alustuseks siis mina ise tegin teise samba vabatahtlikult 2002 oktoober, mitte et mul oleks rahatark siis olnud, et lihtsalt tahan selle nagu kogemuse ka siin välja tuua. ja tegelikult avastasin siin slaide tehes, et koolitanud olen sama kaua, lihtsalt mitte rahatarkust ja pensionitarkust, vaid algul ma juristina koolitasin. ja see teadlik rahaga tegelemine tegelikult tuli alles 2017 ehk et siis üle 8 aasta olen seda teinud. ja mikroinvestorina siis rahatarkust jaganud 4 aastat. siin on kontaktid, kuidas minuga veel kontakti saab. lõpus on minu meelest see tegelikult see Sotsiaalministeeriumi meil, ma siia unustasin panna. aga kuidas siis alustada? et noh, siin pildi peal on näha, et kohe nagu hoog on sees, sest hästi tihti alguses on niisugune tuhin sees, siis tasub midagi ruttu ära teha. ja ma mõtlesin, et millest me siis alustame, et tegelikult noh, väga palju erinevaid asju saaks teha või mis see algus üldse on, me oleme nagu erinevates kohtades ka, aga üks hästi äge nipp, mille te saate siit kaasa võtta ja pärast saate seda katsetada ka, aga ma noh, näitan teile ette. ma ei tea, kas te olete kuulnud, aga aeg-ajalt öeldakse, et noh, 8. maailma ime on liitintress ja selle jaoks on olemas hästi palju liitintressi kalkulaatoreid, lihtsalt paned Google'isse sisse ja ma leidsin sellise hästi lihtsa vaata aadressi, mis jääb meelde, liitintress.ee ja näitan teile ka, et see on selline näeb välja ja siin tasub natukene siis sisestada andmeid, on ju. mina panin, noh, sõltub. kõigepealt see esialgne summa, kas sul praegu on juba midagi või ei, on ju, ma panin siia praegu 0, et arvestame, et noh, lihtsalt alustangi täitsa nullist. kui sul juba midagi on ja ära siis unusta sambaid, paned siia, palju sul juba sammastes näiteks on kokku. ja noh, ütlen kohe ära, kui sa siia paned summa, siis see annab kohe hoogu juurde väga-väga oluliselt, aga ei ole hullu, kui see on 0. praegu me teeme arvutuse 0-ga. siis intressimäär. no see on tootlus, seda on väga raske hinnata, mina tegin arvutused 8, aga see ei ole väga konservatiivne, see ei ole ka mingi ulmeasi, sest kui me vaatame, ma panin 20 aastat, et see on päris pikk periood, et see keskmine võiks tulla selline, mina arvan, et kui ma näiteks aktsiaindeksisse panen oma samba või aktsiatesse investeerin, aga võid ka väiksemaga, et igaks juhuks ma mingi aeg tegin alati 6-ga näiteks neid arvutusi, et see ei ole ju garanteeritud, aga lihtsalt arvutamiseks midagi on vaja ja mulle tundus, et see 8 on selline enam-vähem, et kui sa juba noh, oled ka valmis riski võtma. ja esimese arvutuse tegin sellega, et panen 100 eurot kuus. et see ei ole nagu väga suur, onju, aga kui sa seni pole pannud üldse, siis alustuseks, noh, võib ka vähem. mina alustasin 25 euroga, seepärast ma olen mikroinvestor. aga siin saad ise neid numbreid panna, mul on siin praegu täidetud, onju, ma ei hakanud laivis nagu näitama igaks juhuks aa, äh,. Marin, nii, vabandust, noh, tead, slaidid ei liigu edasi, et oi, kas ma, oota, ma teen uuesti jagamise siis. oi, siis on halvasti. nii, paneme siit ja siit. nii. kas nüüd tuli ette see, kus on see liitintress.ee? ei tulnud. sa pead vist liikuma, vaata hiirega vasakult poolt seal sinna peale. Äkki, Mhm. vaata, kui sa vasakult võtadki selle konkreetselt, klikka selle slaidi peale, noh, nüüd tuli, jah. nii, ma proovin, kui ma suureks teen. kas nüüd on olemas ka? No nüüd on niimoodi, et mulle tundubki, et sa pead liikuma vasakult poolt, klikkima, vaata neid slaide lihtsalt ise edasi kogu aeg, et nad liiguks.
et ikkagi see ei toimi, et liiguks need asjad siia peale või? Teil on need ei muldid juba toimi, peal? ei toimi jah. Okei, okei, teeme siis nii. ühesõnaga ma liikusin siis, ma teen selle uuesti siis, et ma hakkasin liikuma vasakult ülevalt, kuna ma ei saa nüüd normaalselt, noh, hiirega saan näidata siia, see on siis see esialgse summa koht, onju, kus me praegu panime nulli, aga sinul loodetavasti võib-olla juba on midagi on ju kogunenud näiteks sammastesse. kui ei ole, pole hullu. siin see on siis see tootlus, mis ma rääkisin, protsent, sa pead ise valima, kui sa arvad, et sa oled konservatiivsem, on ju, sa ei taha palju riski võtta, pane väiksem. sellega saab mängida, et see ongi mõte, et sa hakkad selle kalkulaatoriga tegelikult mängima. siis sa paned, palju sul aega on, mis sa arvad. noh, tegelikult sa tahadki praegu teada, et näiteks siin saada, et kui ma panen iga kuu 100 eurot, kuhu ma jõuan 20 aastaga, on ju, siis sa saad mängida, et suurendad summat või suurendad aastate arvu ja see näitab sulle, kuidas see liitintress ajas toimib, et ma toon kohe näited ka, siis te näete. ja ma tahtsin veel välja tuua, et siin ma jätsin inflatsioonimäära praegu nulliks, sest ma ausalt öeldes alguses ei märganud seda, ma tegin arvutused ära, aga saad siia panna, et noh, 20 aasta mingi keskmine inflatsioon, eesmärk on ju 2, noh, paneme 3 näiteks, on ju, et siis sa näed, kuidas see ka mõjutab, sest see on üks asi, mida inimesed ütlevad, aga inflatsioon sööb ära, ma ei hakkagi tegelema sellega. aga sellepärast meil ongi siin tootlus, et me tahame, et see tootlus oleks inflatsioonist suurem, on ju, et just, et raha ei kaotaks väärtust, vaid kasvaks. ja teine äge koht tegelikult on see ka, et sa saad mingi protsendi panna, et äkki ma hakkan kasvatama seal ajas, et praegu mul ei ole seda, on niimoodi, et keskmiselt siis 20 aasta jooksul panen 100, see tähendab seda, et ma võin alustada hoopis 10 euroga või 25-ga, aga siis vaikselt tõstan, on ju, et nendega saad ka siin mängida. ja siis, kui sa paned, vajutad siia arvuta peale, nii siin sinisega on ju, on arvuta ja siis tuleb sulle kokku, kuhu sa oled jõudnud siis 20 aastaga. kui on keskmine 8, on ju, tuletan meelde, me seda ette ei tea, aga ta näitab nii hästi, et kuhu ma saaksin siis jõuda, kui ma praegu tegutsema hakkan. sellepärast mulle see väga meeldib ja siin sa saad erinevate asjadega mängida. ja ühesõnaga me jõudsimegi siis 57 000-ni, on ju, meil oli null, panin 100 eurot kuus, 20 aastat, päris pikk aeg ja, aga noh, 100 ei ole ka võib-olla väga suur summa, on ju. aga veel ägedam on siin see, et sina ise panid sisse 24 000, aga teeninud oled 33 000 eurot intressi. ja see näitabki, mida rohkem sul on aega, et kohe näiteks, kui sa praegu muudad seda aastate arvu, tuleb veel suurem see, et see aeg mängib meie kasuks, aga sellega ise saate mängida, on ju, pärast enda numbritega. aga ma näitan, miks see nii äge on. ma tegin need arvutused ära. siin on kohe, noh, ma ei saa neid liikuvaid panna, aga 20 aastat, nagu ma tegin, on ju, 100 eurot kuus. rahal aega on kasvada, on ju. seesama, mis ma seal näites tõin, et kuhu siis nagu jõuab, nägime juba, on ju, 57 282 eurot. nii, saame seal kõike muuta, nüüd ma tahtsime muuta, et okei, natuke vähe, et tegelikult saab 20 aasta jooksul pingutan rohkem, saan tegelikult panna rohkem. panin 500, see on tegelikult ju 5 korda, on ju. ja tegelikult see, noh, umbes 5 korda siis suurendabki seda, on ju, et 286 000 juba rohkem. et osades kalkulaatorites saab ka panna, kuhu ma tahan jõuda, et mis ma siis selleks pean tegema selle aja jooksul, aga seal ma seda kohta ei näinud, aga päris hästi, noh, saabki mängida, kui mul on raha vaja rohkem, kui mul on aega rohkem. aga selle juures kõige olulisem tegelikult on aeg. ehk et nüüd me panen 40 aastat, et on aega 40, on ju, et noh, see aastad on ka väga nagu suhteline, et näiteks noh, palju sul on pensionieani, aga sa ei pea ju siis kohe välja võtma, et selles mõttes seda saab sealt ka pikendada, et nii, või siis, et olen lihtsalt noorem, on ju. miks on, ja see näitab seda, miks on kohe vaja alustada. kui mul on 40, panen selle sama 100 eurot. tuletan meelde, kui mul oli 20 aastat ehk poole vähem, jõudsin 57 000-ni. ja vot see on see koht, kus te võite pakkuda numbrit, mis te arvate. ja vihje on see, et ei piisa 2 kordamisest 2-ga, on ju, et aega on 2 korda rohkem. ja võin öelda, et pakkuge hästi julgelt, sest et tegelikult õiget vastust ei tea peast mitte keegi. nagu, aga noh, umbes, mis te mõtlete, mis see võiks olla, et noh, kordad 2-ga ja siis tegelikult paned rohkem juurde. et annan teile hetke aega, võite Facebookis panna julgelt, julgelt, ärge kartke, selles suhtes väga tihti keegi ei julge pakkuda, aga noh, tõesti, ma ei oskaks ka peast pakkuda seda, see ei ole isegi hoomatav, sellepärast see kalkulaator ongi äge. aga okei, te ei julge pakkuda, sest te teate, et õiget ei tule. see on arusaadav, sest õige vastus on siin. õige vastus on 324 000. ja
no see on ikka oluliselt suurem, onju. ja ma tõingi välja, et sul on 2 korda pikem aeg, aga summa on 5,6 korda suurem. see on see, kus aeg sinu kasuks hakkab mängima. sellepärast, et see raha, mis seal sees juba on, see teeb omakorda nagu hakkab tootlust tegema. sest et noh, muidu me vaatame, noh, aastal panen sisse nii palju, okei, tootis nii palju, selle pealt teenib, siis tegelikult iga aasta ju see raha teenib, nii kaua, kuni see raha on seal sees, nii kaua ta teenib. ja ma tõin siia selle ka näiteks, et isegi kui sul on poole vähem aega ja isegi kui sa 5 korda rohkem paned, sama aeg, sa ei jõua sama summani. noh, enam-vähem suurusjärk, aga tegelikult noh, tundub, et sama suurusjärk, aga noh, tegelikult on siin ju päris suur vahe, peaaegu 40 000. aga kõige ägedam koht veel on see, et kui ma nüüd siin ka pingutan, panen ka 5 korda rohkem. vot nüüd te peate küll pakkuma. oh, ilusad numbrid tulid siin. mis te siin pakute? ma oleks pidanud teile natuke rohkem aega andma. nüüd ma annan. mõelge, mis nüüd siis on. ennem oli see 324 000. mis nüüd on, kui mul on 5 korda rohkem panen sisse? Need numbrid teil olid ikka nagu suurusjärk peaaegu ju seal, et selles suhtes päris tublid, et pannakse tavaliselt vähe või siis pannakse ka hästi palju. aga mis nüüd on, pange suuri summasid nüüd. 700 000 vähe. nii, olge julgemad. 1,2 miljonit, no hakkab looma just. hästi tihti öeldakse, et oh, miljon tuleb äkki ära, sest et ma ei saanud praegu teile järgmist slaidi panna, tavaliselt ma panen lihtsalt selle pildi ette. vaadake, kui õnnelik ta on, aga teie näete kohe, vaata numbrid ka. 1,6 miljonit. ja noh, see on nii raske hoomata, onju, mis asja, et kuidas see võimalik on ja tegelikult ma ei tea, saan pensionisammastega ka seda, kuidas see võimalik on, kui läheb 500 eurot kuus kokku. ja arvestada siis teise samba maksed ka, mida me tavaliselt, noh, kuna me ise ei tee, ei arvesta võib-olla, et kuhu ma jõuan. oo, näe, 1,6 tuli siin ka. no väga tublid, just. ja järgmine mul ongi see, et noh, natuke nagu raske uskuda, onju, et mis asja, teen mingeid arvutusi aga noh, ega ongi nagu päriselus raske, sest sa pead seda tegema, onju, ma ei tea, 40 aastat panema 500 eurot kuus. nagu ma ütlesin, see on keskmine seal, onju, alustasin tegelikult väiksemalt, onju, aga just 3 asja, mis ma tahtsin välja tuua, mis on vaja: kannatlikkust, 20 aastat väga pikk aeg, 40 aastat, no tegelikult hoomamatu, no megapikk aeg. Järjepidevust, et sa teed seda kogu aeg, ja alustamist. et muidugi see järjepidevus, noh, vahepeal jätad 1 kuu vahele, ega siis nüüd summa summarum ei muutu midagi, aga just tähtis, et sa siis ei unusta, onju, et see tekib nagu ka harjumus seda teha. ja siin tuleb see mängu, et tegelikult sambad ongi ideaalsed, nagu see on, noh, ise ka ei usuks, aga tegelikult on sellepärast, et siin on kohe kannatlikkus, järjepidevus kaetud, teine sammas toimetab ise. kui sa oled sellega liitunud ja praegu iga noor liitub automaatselt, kõige raskem ehk alustamine on tehtud. see on nagu nii oluline, et sest see on see, mida edasi lükatakse. ei, täna ei ole õige aeg, noh, muidugi noor, ma olen veel liiga noor, kõik 100 põhjust, onju. ma olen juba hiljaks jäänud. ei ole, mitte kunagi ei ole hiljaks jäänud, eile ei saa alustada, täna saab. ja kolmanda samba saab ka ise toimetama panna, püsimaks korraldusega. seal jah, sa pead alustamise ise tegema, ma tõingi välja, vaata, teine sammas alustamine on nüüd tehtud, mis on nagu noh, seda on raske aru saada, kui oluline see tegelikult on, et kui te kuulete ka või mõtlete enda peale, et alustamine on kõige raskem, see on tehtud juba, on väga suur asi tehtud. aga noh, siis peab ju edasi minema, onju, et läheb esimene tuhin üle, onju. noh, okei, ma ei tea, ikka see 20 aastat nii pikk aeg ja vist ikka ei jõua, sest sa võib-olla alguses nagu seda protsess, noh, see miljon on väga kaugel ja miljon ei pea olema eesmärk, seda ütlen ka. aga et see tundub nii kaugel ja mis mõttes mingi 100 eurot panen iga kuu ja mujal ka vaja, onju. aga see hoiabki, aitabki sul hoida seda järjepidevust ja las ta seal taustal toimetab. sina saad ise muid asju teha, onju. ja vaatame veel siis, et see on see nutikas osa, et sul on see sammastes, sellepärast see tihti ei mõelda, et see on investeerimine üldse, see on investeerimine, see on tegelikult rahatarkuse vundament. ma ei usu, et on naljad tegelikult investorid, kellel ei ole sambaid. on kindlasti osad, aga ma ei tea, siis sa pead väga rikas olema, et sa ei taha kasutada ära need soodustused, sest et tegelikult sambad on mõlemad tulumaksuvabad. teine sammas läheb lihtsalt sinu brutopalgast ennem ära, sealt ei võeta tulumaksu, juba sealt tuleb võit. kusjuures tuleval on kalkulaator, mis näitab, kui palju sa võidad aastas, see on ka päris äge, tasub vaadata, need kalkulaatorid on ägedad ja see noh, kui sa juba teed seda, siis see on päris raha. et praegu oli noh, mingid suvalised numbrid, aga noh, ta reaalses elus võib olla päris raha.
kolmandas sambas on ta selles mõttes tulumaksuvaba, et sa saad tagasi järgmine aasta tuludeklariga, onju, enda makstud tulumaksult peab siis sul olema tulumaksu makstud ja kuni 15% sinu aasta sissetulekust, jah, aga mitte kuskil mujal sa ei saa sellist asja. Et see on see nutikus, kasuta ära need võimalused, mis sulle on pakutud. Ja mulle vahest öeldakse, aga noh, riik võib seadust muuta. Muidugi võib, kõiki seadusi võib, me ei saakski elada, kui me kogu aeg mõtlevad, et riik võib seadust muuta. Aga praegu on need olemas, praegu kasuta need ära. Ja lisaks siis teine sammas läheb hästi märkamatult, onju, nagu ma ütlesin, sa ei näegi seda, unustad võib-olla vahest arvustada, et tegelikult ma juba kogun, onju, ja tegelikult investeerin. Ja see on nii hea, et see on märkamatu, sulle, sa ei pea ise liigutust tegema, see liigutus on meile raske, kui sa püsimaksekorraldust ei pane, võib meelest minna, aga on ka tõestatud, et sul on nagu sama valus kui füüsiliselt valus, et ma pean kandma, isegi kui sa tead, et see on sinu hea tuleviku heaks, ikkagi nagu täna tahaks midagi teha võib-olla, onju. Ja nagu ma ütlesin, seda, et tulumaksust saad tagasi kolmandas, aga teises sambas, noh, see väljend, et riik paneb juurde, onju, no ta võtab sinu pealt makstud sotsiaalmaksust 4%, mis ei lähe, muidu läheks esimesse sambasse, aga seal ta ei kasva, läheb nüüd sinu teise sambasse ka kasvama ja tegelikult see kasvatab veel, kiirendab seda protsessi, sedasama liitintress toimib seal ka, annab hoogu veel juurde. Et taas mul on lumepallipilt ka, siia ma ei julge liiga palju panna, meil on teeme kiirelt ära, aga kujutate ette, onju, et see lumepall saab veel hoogu juurde, sest siit tuleb natukene, sealt tuleb natukene, tulumaksust võidan, onju. Ja kui kolmandast sambast tagasi saad, siis muidugi mõistlik panna uuesti investeerima, aga sa ei pea kõike panema, pane midagi. See on sinu heaks, see kasvatab ja küll sul varsti tekib tegelikult, kui sa juba näed, kuidas see kasvab, siis võib tekkida hasart ja sa tahad juurde panna, onju. Ja palju õnne, oledki juba investor, et hästi tihti ei mõelda sellele, et mul ka inimesed tulevad näiteks kursusele, no mina ei ole investor, ma ju aktsiatesse ei pane. Aga sul on sambad, sa oled investor. Ja see on tegelikult nagu selles mõttes ka hea, et kolmandasse sa saad ka panna näiteks väikse summaga alustada, ise määrad summa, onju. Teise sambasse läheb 2% palgast, noh, see ei ole ka väga suur summa, onju. noh, inimesed tunnetavad hästi erinevalt seda, sa saad tõsta 4-6 peale, onju. Aga need väiksed sammud aitavad sul investor närvi katsetada. mis siis juhtub, kui punaseks läheb, kas sa ei saa magada? Ütlen ausalt, esimene kord kindlasti võib ära ehmatada, mõtled, kas ma tegin midagi valesti, ma saan päris palju küsimusi. nii tegin, nüüd läks punasesse, kas ma tegin midagi valesti. aga siis tasub endale meelde tuletada, et see on loomulik, käivadki üles-alla, peaasi, et pikaajaliselt kasvab, onju, alles alustasin. ja võib-olla vaadata siis, kas teistel ka langes, et mul ei ole mingi halb fond, onju. et oligi nii, et turud langesid, onju, et näiteks hea näide aasta algusest Trump ju hakkas rääkima tariifidest, kõik ehmatasid ära, turud ehmatasid ära, kõik langes, kõigil langes. kui sina just siis alustasid, siis see oli loomulik. ja tegelikult, kui sa juba natuke tegutsed, siis sul tekib nagu hea meel, et oh, saab soodsamalt juurde osta. ehk et ära siis nagu seda ka alahinda, et miks nagu väikesed summad tegelikult alguses on ka head, testid seda, kuidas sul läheb. aga see oligi hästi lühidalt, see amps, nii liitintress.ee on ju, lähete mängite oma numbritega, kui ma täna alustan, mis mul juba on näiteks, mis summaga ma alustan, proovid, nii panen natuke, paneks natuke juurde, kuidas kasvatab, palju mul, kus ma olen 10 aasta pärast, seal saab panna ka 1 aasta pärast, eks. aga noh, see ei ole väga motiveeriv, et mulle just see meeldib sellepärast, et see on hästi-hästi motiveeriv, et sa näed tegelikult, kuidas sa lähed, et võta selline pikem, pane kasvõi 10 aastat ja ta tegelikult seal all, ma ei näidanud, kerid allapoole, näitab, kus sa kuskil võiksid olla mingiks aastaks. saad ka kontrollida, kas ma olen nagu reel, onju. et ega tegelikult see aastad ei ole ju sama, et 8, 8, 8 tuleb iga aasta, et see tuli nagu keskmine seal või paned 6 üldse, onju. aga sa saad jälgida, kas ma olen teel õigesse kohta. vot aitäh teile, head katsetamist, mulle meeldib öelda, et lõbutsege selle kalkulaatoriga, see on uskumatu, et kas kalkulaator võib nii põnev olla. mõtle, et see on sinu raha seal, mis hakkab kasvama. praegu saate küsida, onju. nagu ma ütlesin, saate meid siis tasuta koolitama kutsuda, noh, igale poole selles suhtes mingi grupp võiks olla, aga kui sul on konkreetselt enda kohta küsimus, kirjuta, siin on mul meiliaadress, onju. vastame, kui ei saa näiteks meili teel, siis me teeme ka üks-ühele nõustamisi natukene, kui me aega leiame, kindlasti leiame, et lahendame sinu küsimused, aga jah, muidu kuna noh, ma jõudsin sammastest hästi kirjutada ja rääkida, aga põhiasjad tõin välja, miks see nutikas, et siis saab meid kutsuda ka koolitama. aga aitäh ja küsimused siin on ka ühele küsimusele Karoliina vist vastas juba ära, aga ma küsin igaks juhuks siis ka veel üle, et Grete küsib, et kas ainult kolmandat sammast saab eraldi ka koguda kui teist? saab ikka ja need ei ole selles mõttes üldse omavahel seotud, nad on nagu süsteemi mõttes on ju, et sul võiks nad kõik olla 3 sammast.
esimene sammas on siis riiklik pension, aga ja saab ikka. mm. -hmm. Siis Piret küsib, et kas teine sammas vähendab sinu esimest sammast, kas see on õige väide? Põhimõtteliselt jah, on see õige, aga kuna meil on nii pikal ajal, siis tegelikult see on tehtud mitmeid arvutusi, ma ei saa öelda, et ei ole kedagi, kes kaotaks, aga kui sul on vähegi aega, siis tegelikult see raha ju teiseks kasvab, siis tegelikult pikas perspektiivis võidab igaüks, ka väiksema palgaga on tehtud arvutused ära. et selles mõttes pigem ei kaota, aga ma ei saa julgelt öelda, et noh, 100% mitte keegi ei kaota, et tegelikult ma ootangi ühtesid arvutusi, et üks inimene küsis, et kui tal on vähe aega jäänud, et kas ta siis kaotab. et ma veel ei tea neid arvutusi, et meil on analüütik, kes tegeleb sellega, et selles mõttes saab testida läbi, aga põhimõtteliselt mitte. ja eriti ma tahan rõhutada, et teine-kolmas sammas on sinu vara. See tähendab, et noh, inimestel ju üks vabandus on, ma suren ennem ära, ma ei elagi nii kaua, siis päritakse see. Esimest sammast ei saa keegi pärida, see on mingid isiklikud õigused sinule tekkinud, onju. et see on nagu võib-olla üks koht, mida ma rõhutaks, et mis see erisus on, pluss et esimeses sambas sul ei kasva need, vaid noh, kogudki pensioniõigusi, kui hakkad pensionile minema, siis vaadatakse, palju sul need kogunenud on, ise saad vaadata Eesti EES pensionikalkulaatoris, aga ta ei kasva seal, et see on võib-olla erisus, aga jah, ma ei saa nagu 100% öelda, aga pigem see nagu ikkagi ei ole õige. Mm -hmm. Siis Karoliina küsib, et mis on sinu koolitamise teekonnal olnud mõni kõige üllatavam moment, mida inimesed sinuga jaganud on? Issand, kui hea küsimus, kindlasti on palju asju, aga alati tuleb mingi viimase aja asi meelde, et ma viimasel ajal olen rääkinud ka, et kui ma käin pensionärkus jagamas, siis tegelikult üllatav on see, kuidas hästi raske on seda tervikpilti nagu tekitada, et sa tead nagu seda, tead seda, tead seda. ja kuna sul ei teki nagu võib-olla seda tervikpilti, mis on nagu arusaadav, et see võtab aega, see võib nagu mingi väga imelik arvamus olla, näiteks see, et üks naine käis mul nõustamises, hästi tubli inimene, ise teab tegelikult pensionitarkust väga palju. me arutasime tema asjad läbi, onju, tal oli seal küsimusi ja nii. no esiteks ta ise ei teadnud, et ta on nii tark, et noh, selles suhtes me alahindame või ülehindame oma teadmisi ka. ja kõige tähtsam on siis rakendada, tema rakendas ka. aga siis ta küsis, et aga mul on tegelikult täiskasvanud laps ka, aga tema on ju liiga noor, et pensionile mõelda. vot see, oi-oi-oi, see on vale arusaam, nagu ma näitasin kui suur vahe on, kui mul on 40 aastat versus 20 aastat, noh, mõelge siis, kui ma veel 10 ainult on aega, onju. see ei tähenda, et oled hiljaks jäänud, see on see teine asi, mis öeldakse, ma olen juba hiljaks jäänud, ma olen 50, mis ma siin enam hakkan, kuulge, me elame järjest kauem. sa ei pea kohe võtma kasutusele, pensioniiga ka tõuseb vaikselt, onju. et tegelikult noh, et selles suhtes nagu neid eksiarvamusi on noh, päris palju ja neid on nii lihtne tekkima, mis on arusaadav, onju, sa ei mõtle igapäevaselt pensionitarkusele, mina tegelen sellega iga päev, onju, aga siis alati tasub jah üle küsida. väga hea küsimus oli ka see, et on ju, et kas vähendab esimest sammast, hästi levinud see, võib-olla mingil määral, aga see noh, sa teed selle teisest sambast tagasi ikkagi. Siis minul endal on ka küsimust, Mhm. et just arvestades meil veebikooli sihtrühmas on väga palju väikeettevõtjaid, mikroettevõtjaid, kellel ei ole sellist palka ja stabiilset tulu ja võib-olla vahepeal on see palk ja vahepeal pole üldse pikalt palka ja nii edasi. et mida sa sellisele inimesele soovitad? Ja see on kindlasti murekoht, on ju, et noh, ongi, sa pead vaatama oma siis tulu pealt, kas sul on mõtet on ju teha näiteks kolmandat, no teine võib ikka olla, et kui sul on seda tulu, siis ta läheb sinna, on ju. ja kolmandal lihtsalt vaatad, et kas sa siis saad seda tulumaksu piisavalt tagasi, et sealt saaks ka seda tulumaksu tagastust. aga muidugi isegi siis sa võid sinna koguda, et see lihtsalt annab lisa seda vuuki, kui sul ei ole mingit teist mõtet, kuhu sa tahaks investeerida, need on head lihtsad võimalused, lihtsalt siis arvesta, et nendel on natuke võib-olla piiranguid, et need on mõeldud väljavõtmiseks tulevikus, on ju. aga jah, muidugi teine asi öelda, et noh, mõtle siis selle peale, et kui ma saan stabiilse sissetuleku, aga nagunii tegeleta sellega, ma tean, ma olen ise ka ettevõtja olnud, onju, ja see on okei ja selles mõttes ka okei, kui mul mingi aeg ei ole võimalik. see on okei. et eriti hea, kui sul on juba varem pandud, näiteks mina olin 5 aastat Eestist ära. teine sammas oli mul ju tehtud, onju, sinna ei läinud 5 aastat mitte ühtegi eurot. aga see, mis oli, see ikka kasvas, et see on ka nagu oluline, et las see kasvab ikka, et ära välja võtta on hästi oluline, onju. et liiga vara ja noh, see, kui oli, mul tuleb see meelde, et ennem oli see küsimus, ma hüppan teisele, aga et kui kas saab eraldi teha teine ja kolmas, siis see on hästi hea lahendus, kui sa võtsid teise samba välja, mis iganes põhjusel, selles suhtes, see pole tähtis, see on tehtud, onju. ei tasu sinna kinni jääda ja tasu nagu kurvalt ennast tunda ja noh, mõelda, et issand, kui rumal olin, no vahet pole, ei teadnud siis, mis iganes oli vaja. et siis kindlasti kolmas sammas, sinna just rohkem panustada, onju.
aga jah, et siis võib mõelda, et võib-olla sa tahad ise investeerida, et noh, teise sambas võiks ikkagi olla natuke ikka läheb, onju, ja kolmandasse siis vaadata, palju on mõistlik panna. aga kui sul ei ole mingit paremat mõtet, kuhu investeerida, võid ikka kolmandasse panna. et see ei ole nii, et sa pead sinna seda tulumaksu tagastust saama, lihtsalt sellest nagu jääd ilma võib-olla mingil hetkel. aga sa, raha kasvab ikka. et isegi siis, kui on vahepeal pausid, sa saad seda ikkagi nagu üleval hoida ja lihtsalt nii, kui tekib seda sissetulekut, siis sealt vaikselt investeerida. just, ja see on sama, et noh, sa saad tõsta seda sissemakset mingi hetk, sa saad seda ka vähendada, et seda inimesed ka ei kardaks, et see küll on, et näiteks kolmandas sambas saad ju kohe vähendada, järgmine kuu ei pane või järgmine kuu panen vähem, et seda ka ei unustaks ära, et võid ka vähem panna. aga teises sambas siis, kui sa muudad näiteks tõsta on 2 pealt 4 või 6 peale, sa saad avaldust vähendamiseks või tõstmiseks iga kord teha, aga see jõustub alati 1. jaanuarist. ehk et näiteks praegu mõtled, ma saan tegelikult natuke tõsta kohe ära, jõustub 1. jaanuarist onju, või kui sa tunned, et noh, ongi vahepeal on inflatsioon ju ka kõrge, toiduhinnad on väga tõusnud, kõik hinnad tõusevad, tunned, et tegelikult see võib olla natuke palju, võtan vähemaks, et ära sellest nagu raha välja võtta, kui vähegi võimalik, aga et see on nagu paindlik, et me ei kardaks ka, et ükskord teen otsuse ära ja siis niimoodi on, et ei ole tegelikult. Eleri küsib ka siin, et kui on vaja ootamatult katkestada enne tähtaega, et mis siis kaasneb, kas trahv? Ei ole trahvi, aga lihtsalt, kui sa varem välja võtad, sa maksad tulumaksu, aga sellel on selles mõttes loogika, et okei, nagu mõnes mõttes maksta, et sa oled tulumaksuvabalt sinna saanud selle, vaata. et tegelikult see on soodustus, et pensionieas sa saad soodsamalt välja võtta, onju. et selles mõttes see annab ka natuke meelerahu, no kui tõesti on häda käes, siis noh, kõigepealt võtan kolmandast, sellepärast et teises sambas on see piirang, et välja võtad 10 aastat ei saa taasliituda, onju. et see võiks nagu olla ikkagi viimases hädas, aga ongi mingi ootamatus, midagi noh, sinu jaoks, enda jaoks nagu on põhjendatud, siis võtad varem välja Mhm. ja noh, lihtsalt tulumaksu maksad, et aga jah, trahvi ei saa. Mhm. Kas sa oskad veel öelda tuleviku mõttes näiteks midagi, et kas tulevad mingid muudatused, juba praegu on mingid asjad nagu laual, mida plaanitakse tuleviku osas ette võtta? praegu midagi sellist konkreetset ei ole, mis oleks nagu kohe-kohe tulemas, et eks ikka tegeletakse, mõeldakse, onju. vahepeal oli juttu, et äkki lühendatakse seda 10 aasta perioodi. hetkel see ei ole tulemas, aga ta ei ole nagu ka noh, kuhugi kadunud, et see mõte on ikkagi olemas, et see oleks väga-väga hea, sest et väga paljud on nüüd jõudnud selleni, et okei okay,, vist ei olnud hea mõte, onju, aga sa ei saa nagu seda nagu kaotada minevikust ära, onju. aga siis tasub nagu lihtsalt meeles pidada, et siis kohe liitud, ma usun, et siis kindlasti käivad need kampaaniad ka, et liitu nüüd uuesti, et noh, nüüd esimestel on 10 aastat möödas, onju. et see võiks küll tulla, aga eks näis, kuidas sellega läheb, aga praegu ma ei tea ühtegi, mis oleks nagu kohe-kohe tulemas. välja arvatud siis meie see pensionikalkulaator Eesti ees, see tuleb väga äge varsti, aasta lõpus on üleval. et seda tasub siis sealt vaadata. Aitäh. Kas sa tahaksid veel midagi lisada? ma kindlasti tuleks tegutseda, et võta siit üks väike asi, kasvõi see liitintressi kalkulaatoriga mängimine on juba tegutsemine. ma väga loodan, et see tekitab sellist motivatsiooni ja tahet tegutseda ja ära alahinda väikseid summasid ja väikseid samme, et ongi, ei saa palju panna, pane 10, miks mitte 10 eurot, see ei ole, noh, poest ei saa peaaegu midagi enam, aga seal kasvab ikka, onju. ja vaikselt hakka minema, et see järjepidevus ja viib sihile tegelikult ja küll sa siis mingi hetk kasvatad, et seda ei pea muretsema nagu, et oh, ma nii väikselt alustan, parem ei alusta. alustamine on kõige olulisem. Aitäh, ma usun, et siin oli väga häid mõtteid kõigile meile tegutsemiseks. suur just tegutsemine tähtis. ja väga äge. igal juhul suur tänu sulle, Marin, et sa võtsid selle aja, tulid siia ja võib-olla nende tasuta koolituste osas veel, et sa mainisid, Mhm. et saab kutsuda, et kas seal, räägi natuke sellest ka, et kas seal võib olla mingi tiim koos, kellele see mõeldud rohkem on, kuidas see käib? noh, võiks olla mingi grupp, aga see ei ole tähtis, võib tööandja kutsuda, aga võib ka sul olla, ma olen mastermindides käinud, ma olen noh, tõesti mingid, ükskõik mis grupp, sul on mingi Zumbas käib äge grupp koos, kes tahab teada, raamatuklubisse lähen rääkima. see ei ole tegelikult tähtis ja aeg-ajalt teeme ka avalikke loenguid, et hoidke siis pilk peal. et see ei ole tegelikult tähtis ja nagu ma ütlesin, saab ka üks-ühele vaata, et noh, kui sul on ja kindlasti siis kirjutada ja kui on mingid mõtted, see võib olla töötuba, see võib olla ka selline noh, nagu praegu, aga lihtsalt pikemalt on ju, räägin lähemalt. üritan ikkagi, et kaasa mõelda, kaasa tegutseda, aga töötuba on veel praktilisem. tavaliselt see on umbes 1 tund, võib-olla küsimustega 1,5, et
suvepäevadel oleme käinud, et see ei ole tähtis, mis vormis, et kui on huvi teada saada, siis kutsuge. väga lahe võimalus, aitäh sulle. No nii, aga siis kõigile mõnusat reedet ja mõnusat kogumist, et tulevikus siis rohkem raha saada välja võtta. aitäh, head aega. aitäh, head päeva!